Histogramm erineb tulpdiagrammist selle poolest, et seal ei loeta esinemissagedusi mitte konkreetsete väärtuste kohta, vaid mingisse vahemikku langevate väärtuste kohta, mis sobib näiteks meie tabelis selliste andmete jaoks nagu mobiiliarved igakuised. Esmalt peaksime me määratlema need vahemikud. Ja siin näiteks võiks võtta 6 vahemikku. Kõige väiksem mobiiliarve on nõks üle 2 euro kuus. Hakkame 2 pihta. Sobiv oleks võtta umbes 6 eurose sammuga. See tähendab järgmine vahemiku otspunkt oleks 8, siis 14, siis 20 ja siis 26. Ma ise sisestan need arvud siia. Ja nüüd saan juba käivituda histogrammi tegemise. Selle jaoks peab mul olema olemas data analüüsis lisamoodul, see tuleb aktiveerida. Ja kui ta on aktiveeritud, siis ta ilmub data menüüs kõige parempoolsesse lahtrisse. Ja siit klõpsates saan siis valida erinevate meetodite seast histogrammi. Okei. Nüüd küsib Excel minu käest, et kus kohas on mul andmed. Ma näitan talle ette, et minu andmed on siin veerus arve. Valin need välja kiirega esimesest kuni viimaseni. Ma näen, et kõige väiksem arve oli 2, kõige suurem arve on 28. Nii, nüüd küsib Excel minu käest, kus kohas on mul otspunktid, vahemike otspunktid. Ja ma näitan selle talle ette. Palun, siin on mu vahemike otspunktid. Ta küsib output options, kuhu läheb väljund, kuhu ta joonistab selle histogrammi. No, ma joonistan ta uuele lehele nimega histogramm. Ja kindlasti panen linnukese ette chart outputile, et ta joonistaks mul ikka selle diagrammi välja. Okei. Ja nüüd ongi mul olemas histogramm, mis näitab, et vahemikku 2–8 eurot kuus langes 15 vastajat, vahemikku 8–14 langes 46 vastajat, 14–20, sinna vahemikku langes 28 ja üle 26 euro kuus kulutab siis 12 vastanut.